Ja teie poiss Metsakutsu tagasi järjekordse videoga. Seekord võtame ette auto interjööri. Mäletate vingumise videost, et päikese sirmi klapp on puudu. Sellest alustamegi, paneme uue otse tehasest. Kõik asjad. Vaatame päikese sirmis kogu peegli välja, koos puuduoleva klapiga muidugi. Alguses tundus üsna straightforward asi. Võtad eelmise peegli ära, paned uue sisse. Natuke hakkas vastu, aga kogu elektrivärk, mis selle peegli sees on. Et kui klappi kinni paned, peaks tuli ära kustuma, aga mingil põhjusel ta seda teha ei tahtnud. Natuke nokitsemist ja jutumärkides elektritöid ja saime asja jonksu. Vaadake seda, ne? Väiksed asjad, aga auto jälle natuke parem. Sammu haaval. Piisikeste sammukestega. Ja nüüd lõpuks üks visuaalselt vähe olulisem uuendus. Tellisin endale kollased näidikupõhjad ja need jõudsid kohale ja need on kollased. Need on väga kollased. Mõnus, süke tummine vintage kollane. Ühes varasemas videos ütlesin, et põhjade vahetus läheb maksma 5000 eurot. Etteruttavalt võin öelda, et nii palju ma selle eest ei maksnud. Võib-olla mäletate varasemast videost, kus ma rääkisin sellest, et näidikupaneeli põhjade vahetamine on päris kallis tegevus. Selle video peale ma sain päris palju erinevaid DM-e, kus mulle saadeti igasuguseid linke ja ma otsustasin ühelt lingilt siis endale näidikupõhjad kollased ära tellida. Sain täitsa okei hinnaga ja nüüd on kohale jõudnud, nii et tuleb välja, et ma ikkagi vahetan need näidikupaneelide põhjad ära. Ja siit on vaja ka veel ära võtta muidugi. Siit on iga suppid juba võetud. Täielik tühjus. Mitte midagi ei ole siin alles. See on nüüd siis see üks asi, mis ei ole originaalvaruosa. Tehasest tellides oleks kaasa tulnud kogu armatuur põhimõtteliselt, kõik kellad ja viled, sellest ka tutske hinnalipik. Mul kõik töötab ja muudatus on ainult dekoratiivne, mitte funktsionaalne. Sellepärast otsustasin sellise möönduse teha. Sain kogu komplekti 870 euro eest, töö ka sinna otsa, nii et kokku äkki siis umbes 5 korda odavamalt. Valisin enda mudeli järgi põhjad välja. Oluline, et oleks Euroopa oma kilomeetrid tunnis ja käigukast, mis minu puhul siis automaat. Esimene töö on siis olemasolevad põhjad välja võtta, seirid küljest lahti ja kogu see Lego juppideks laua peale laiali. Nii, vana eemaldatud. Nagu näha, see on tõesti siin niisugune kollane, Ja kollast on. Huvitav, et see originaal taust on siis halli selle... Kollane sinna peale pannud. Ja. Oli tootmisaeg ka, see klapib nagu auto valmistamise aeg 2005 aprill. Eks see ongi nagu selline detektiivi töö peaaegu siin tead. Ja. Üritad välja mõelda, huvitav, mis siin on tehtud, kus see on võetud, miks ja peamine miks. Miks on keegi kraapinud kollase värvi maha? Saingi siis lõpuks vastuse müsteeriumile, miks on kellapõhjad üldse kraabitud. Üks auto omanikest on otsustanud lihtsalt tuimalt originaalpõhjadelt värvi maha kraapida ja selle värvi alt on välja tulnud siis selline hele metallne pind. Originaalkollasest värvist on siis pidiksed jäljed maha jäänud. Üks erinevus, mis mu autos nüüdsest on, et ääre all peidus on minu kollastel põhjadel FFD Bombacheri logo. Originaalidel on seal siuke piisikene Porsche logo. Midagi nagu on. Kui keegi kunagi kuskil peale mind näidikuplokki lahti võtab, siis ta saab teada, et siin ei ole Porsche tehase näidikuploki põhi ja teie teate nüüd siis seda ka. Kõige olulisem osa kogu näidikuplokki lahti võtmise juures on see, et seirid saaksid tagasi täpselt sellisesse asendisse, nagu nad seal olid. Georgil selleks üks hea meetod, et tegi algusest seisust lihtsalt pildi ja nüüd saab selle järgi siis seirid paika timmida. Nagu me teame, siis tark ei torma, ühendame testiks paneeli korraks taha, et näha, kas kõik toimib nii nagu peab ja kui toimib, siis kruvime kõik kenasti kinni ja paneme asjad kokku tagasi. Nii, kell vähemalt töötab. Kõik toimib, kollane näeb kordades ägedam välja, kui ma oma peas ette kujutasin, täpselt õiges koguses omapära ja sükest karakterit. Nii, nüüd on veel siis näidikupõhjad on vahetada, nüüd on vaja siis veel Sports Chrono põhi ära vahetada.
Ma saan aru, et siin on, praegu just sain teada, et siin on selle Sports Chronol on põhimõtteliselt 2 varianti. Üks on selline kleebitav variant, mis on minul siis, et põhimõtteliselt lihtsalt kleebid all oleva põhja üle ja teine on siis tegelikult selline väljavahetamise süsteem, et koos põhja selle kleepsuga tuleb kollane rõngas ja kogu muu mant nagu kaasa. Minul on see kleebitav, ehk siis mul jääb põhimõtteliselt see must põhi sinna alla ja must rõngas. Üks asi, mis on veel, need pisikesed seirid selle pisikese kella peal on, üks seier on katki, ehk siis need seierid ei tööta, aga kõigepealt ühesõnaga on vaja see Sports Chrono lahti võtta, kleepida sinna peale need uued kleepsud ja siis kokku tagasi panna, et eks näis. See on paras täppistöö, ma vaatan, et siin erinevate videode ja asjade pealt, mis ma olen nagu vaadanud, et siuke Lego kokku panemine, aga operatsiooni moodis. Nii et shout out kõikidele kirurgidele. Sports Chronoga on rohkem jahmerdamist, kui ma oleks arvanud. Nagu öeldud sai, on selle kõige pisema kellakese seier katki ja näitab alati seda kella, mida soovib gravitatsioon, ehk siis peamiselt on seier 6 peal. Esialgu ignoreerisime seda ja proovisime siis uue kollase põhja kleepida peale nii perfektselt kui võimalik. Täielik kellassepa töö. Testisime, kuidas kogu asi välja ka näeb, kollased põhjad ja must rant ja siis hakkas päris asi peale. Raske töö tulemusena sai kõik kleebitud nii nagu vaja, järgnes seierite kalibreerimine ja siis juba väikese katkise seieri küsimus. Kuna seier on tõesti nii väike, siis proovisime katkist osa liimiga ühendada, seega õnnestus. Kui see ei ole kellassepa töö, siis ma ei tea, mis on. Asju kokku pannes selgus, et seier ei tööta hoopis sellepärast, et nõel, mille külge seieril lähevad, oli kellas liiga lühike ja ei ulatunud piisavalt kaugele välja. Nüüd, kus lisasime millimeetri võrra kollast põhja juurde, oli nõel veel lühem. Leppisime kaotusega ja panime kella sellegi poolest kokku, ühendasime ära, arvutist paar klikki ja nüüd on mul kollase põhjaga Sports Chrono, mille tunni seier näitab alati gravitatsiooni suunda. See on feature, mitte viga. Ma ei tea, miks ma ikka veel imestan, et Porsche puhul on paljud asjad mega lihtsad. See, kui kergesti kogu istmete komplekt autost välja tuli, on ikka üks imede kategooriasse liigituv nähtus. Huvitav, kas see on Jaapani õunasüda või? Saame poole üks kruvi ja siis lähevad selle sellise vardutse. Pigem ikkagi nagu suht lihtsalt. Ja siis ma teen 4 poldiga ja siis need airbagi pistikud. Ja. PCCM paigalduse videos oli juttu, et sellel on parkimiskaamera võimekus. Porsche omalt poolt kaamerat ei paku, aga Georg leidis mulle internetis proovimiseks ühe asjalikuna tunduva lahenduse. Kaamera on numbrilaua tule küljes. Veel üks asi siis, mis ei ole minu autol OEM, aga 199 eurone hind julgustas mind proovima. Komplektis on kaasas isegi täpne juhend installeerimiseks koos piltide ja kommentaaridega. Paneme külge ja järgmises osas näeme, kas ka töötab. Nii, logistik minus on endale tänasesse päeva väga huvitava missiooni kokku keevitanud. Esiteks käisin hambaarsti juures. Lapsed, minge käige hambaarsti juures. Mul on siis siin taga peale väga palju kõneainet tekitanud deckkaarti väljed. Ehk siis need samad väljed, mis mul autol alguses all olid, kui ma auto ostsin. Nagu ma ka varasemas episoodis rääkisin, siis mulle see kahevärvilise väljevärk nagu kuidagi üldse ei ole meelt mööda, ei ole kuidagi üldse minu teema, aga ma olen nii paljud inimesed rääkinud ja kõik lihtsalt küsivad, et miks ma need väljed alt ära võtsin, need on nii lahedad väljed. Ja siis ma olen tegelikult ise ka nagu vaadanud neid varasemaid pilte, et nagu see heit on nagu lahtunud natukene. Ma ütleme nii, et ma ei ole 100% veel nagu mingi oma meelt muutnud, aga ütleme, et ma olen natukene nagu pehmenenud nende velgide osas. Ja tegelikult need on ikkagi ülikõvad väljed, need on esiteks väga kallid väljed. Ma vaatasin, et kui praegu tahaks mingit setti endale ostas, see oleks ikka 3 tonni ringina. 19 tolline deckkaarti velg, ees 8, taga vist 11, ees kitsamad, taga laiemad. Ma tahaks nagu velgedega midagi teha, aga ma täpselt ei tea, mida. Ja ma nagu kuidagi ootan, et kui äkki mingi mõte nende velgedega tuleb, siis äkki
äkki oleks isegi mingi point nad autole külge panna, aga sellises situatsioonis nagu nad praegu on, mulle meeldib see originaal veel nagu rohkem. Ühesõnaga, mõtlen need väljad siis viia SP stuudiosse, vaadata korra natuke neile otsa, kui mingid muud paremat mõtted ei tule, siis võib-olla lihtsalt restaureerida, teha nad korda ja siis ma ei tea, maha müüa või midagi. Teiseks, palju olulisem asi on, et ma olen tulnud Porsche esindusse jälle, ma tellisin enda auto interjööri tekstiili. Kui ma hakkasin seda autoprojekti kokku panema, siis täpselt samal ajal tuli välja Porsche veebipood. Hakkas müüma siis omalt poolt neid legendaarseid Porsche mustriga tekstiile just täpselt sellisteks olukordades, kus inimesed tahavad oma klassikuid siis kas paremaks teha või kellegi klassikul on midagi koledamaks tuunitud ja siis tahavad seda originaal tehase poolt pakutavat riiet sinna sisse saada. Ühesõnaga, mul on ka hästi palju diskussioone jälle peas olnud, algus mõtlesin, et ei taha seda riiet sinna sisse, siis mõtlesin jään nende kollaste istmetega, nagu te mäletate, mootul on kollane süke Pepita muster seal sees. Siis ma mõtlesin, et panen sinna musta Alcantara ja nüüd ühesõnaga ma ikkagi lõpuks jäin siis pidama mõttele, et ma panen sisse Pepita mustris tekstiili, vahetan välja siis esiistmete oma, panen lisaks tagaistmetele ka, et oleks rohkem complete set. Ma ei tea, kuidas see kõik välja hakkab nägema, aga ühesõnaga esimene samm, ma tellisin endale selle tekstiili ära. Õmbleja ütles, et vaja läheb seda siis 2 meetrit selle auto sisu peale ja ma tellisin selle ära ja mega kiirelt tuli kohale. Otse Porsche'st saadeti, ma ei tea, ma arvan, 4-5 päeva praegu, eile just sain info, et see on kohale jõudnud, riiderull on siin ja ma lähen võtan selle riiderulli ära ja siis on vaja viia õmbleja juurde, kes hakkab siis neid istmeid siis restaureerima nii-öelda. Õmbleja ütles seda ka, et ta tahaks naha ka uue panna, et ikkagi istmetel see nahk on nagu vähe kulunud ja selline väsinud, et ühesõnaga istmed lähevad siis täielikult restaureerimisele, kui nii võib öelda. Aga lähme võtame kõigepealt selle Pepita riide kõigepealt siit Porsche'st ära ja siis vaatame edasi. Ma olen selles mõttes ka hea, ma tulen alati siia Pruud Areasse vaatama, mis pillid ka müügil on. Näed, siin on väga hea pill praegu saadaval, 911 Turbo, 997 generatsioon. No mega hea näeb välja ju. Halli värvi ka mul lemmikne. Jep. Ja siin on veel igast kraamine. Miks mitte näiteks Targa 4GTS? Kuulge, tähendab, siin on nüüd hea võimalus küsida Eesti rahva käest, mis värk teil punaste Porschedega on? Minust nagu, kui on üks värv, mis Porsche ei tohi olla, siis see on punane. Punane värv kuulub teatavasti mis autole? Ferrarile. Porsched peavad olema hallid, valged või mustad. Siuke seisukoht lihtsalt minu poolt. Ühesõnaga, lähme võtame selle riid ära. Väike sireeni harjutus ka teile. Veits on ikka hirmus ka. No nii reisk. Pepita muster käes. Isest see on kerge rull. Ma mõtlesin, et see on kuidagi raskem. Põhiline on ikka see, et siin on Porsche logod peal, vaata. See on ikkagi originaal riie, see ei ole mingi suvaline, kuskilt Alibabas tellitud Pepita, see on ikka original Porsche Pepita. Nüüd lähme siis velgedega sinna SP stuudiosse. Let's go! On hästi mahtsärane. See on vlogeri elu, vot nii. Väljed, rehvid, Pepita. Let's go! Tšekki seda. Ossarreis. See on päris... Mis kuradi asjal siuke asi all käib? See on Lamborghini Aventador. Okei, hea. 35525. 355 või? Unreal, jah. See on Unreal. Aventadori jah, tagumises. See näeb välja nagu tunnel. No täiesti insane. Tolme ei oleks, vaata, aga no, sinu randi võiks, minu arust peaks samasuguseks saama. No ilus, no. See on Mersu või? See on Mersu Lorinser, jah. Kolmeosalised Mersud, mis on väga haruldased väljad. Väga haruldased väljad. Need on eri laiad veel ja väga ootavad ilusti. Ja need ootavad ka lahtivõtmist ja tegemist. Ja. Nii jõudsime õmbleja juurde. Viin seal riide ära. Täme äkki, mis seal sees ka toimub, äkki näedatakse meile. Lähme sisse vaatama. Aga see tundub suht korrektne. Ei, no see on, ma selle telingi nüüd ära kohe. Siin on päris mitu musta, ma ütleks.
see on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, okei. No ma räägin, no ja siis nad on, kõik on ju musta nime all, noh. Ja. Päris hea. Ja. Sitaks ka. See on ka see sama laser. Laseriga lastud, jah. 3 aasta. Siis kotsid veel... Päris suur hunnik neid isegi. Ei, no eks neid siin on, jah. No siis on veel üks äge asi on veel see. Puuh! Ralfi oma. Interjööri makeover käima lükatud, tulemust näeb juba järgmine kord. Kuna naha tellimine ja õmblustööd on natuke tõsisem tegemine, siis ilmselt nädalaga me seda valmis ei saa ja järgmist osa peab natukene kauem ootama. Väike hingetõmbe paus teile siin finaali eel. Järgmine kord siis lõplik valmis auto, ülevaade ja loomulikult täielik kuluaruanne, kui palju kõik maksma läks. Seniks aga peace!